Tere, mina olen Aron Lips ja täna vaatame siis printimistarkvara Cura ja sellega me siis seadistame oma SketchUpis modelleeritud mudeli siis printeri jaoks sobilikuks. Kui me avame oma Cura programmi, siis on meil siin vasakul üleval mõned sätted siis, ehk siis kas kiiret printimist, siis on kvaliteet madalam, normaalne printimine, see siis on kiiruse ja kvaliteedi suhe on hea või siis kõrge kvaliteediga, sel juhul on siis ajakulu väga suur. Valime keskmise ehk siis normaalse printimise, siis materjali valikutes on siis PLA ja ABS. PLA on siis odavam ja siis loodusest natukese lagunev materjal ja ABS on siis nafta baasil materjal, millega siis saab teha niisuguseid tugevamaid ja kvaliteetsemaid materjale. Aga kui me teeme lihtsalt mudelit, siis on mõistlikum kasutada PLA-d. Ja viimane valik on, et kas me kasutame supportit ehk siis toestust, kui meil on mingisugused mudelil väljaulatuvad kehad, mis hakkavad kuskilt poole pealt pihta. Nii, meie vajutame siia, et me paneme selle supporti ka siia. Nii, avame siis oma mudeli. Nii, avame oma kandle. Nii, kannel tuleb. Kui me nüüd rullikud zoomime välja, siis näeme, et ta on liiga suur meie töölaua jaoks. Nii, rullikuga saab sisse välja zoomida, parema klahviga liigutada ja vasaku klahviga siis tõsta teda siin peal. Aga me teeme tema siis, skaleerime tema väiksemaks. Nii, vasakul all nurgas on nupud, valime siit scale ja teeme ta siis natukese väiksemaks, teeme ta täpselt poole väiksemaks, ehk siis 0,5. Nii, nüüd ta läks ilusti kollaseks ja mahtus siia sisse ilusti ära ka. Nii, mis asjad meil siin veel on? Rotate on, ehk kui meil on vaja teda keerata mingis suunas. Valime siit abijoones kinni sellest kaarest ja siis saame teda keerata, kui meil on vaja. Ja mirror ehk siis peegeldada ühele või teisele poole. Nii, siin üleval nurgas on näha siis aeg, kui palju kulub selle meie väikese kandle välja printimiseks, ehk siis 10 tundi ja 14 minutit, selleks kulub siis 12,9 meetrit seda filamenti ehk siis plastikut ja ka pärast ta kaalub siis 38 grammi. Nii, siis paremal üleval nurgas on siis erinevad vaated, missugune ta välja näeks, aga kõige põnevam on viimane, sest see näitab, missugune see iga kiht välja näeb, kui ta prindib. Kui me paneme siia esimesse, siis me näeme, et siin all on meil siis kõigepealt siis alusplaadile kinnitamiseks, siis tihendus ja siis tuleb alles kandlepõhi. Kandlepõhi läheb ülesse poole ja siis tuleb niisugune roodustik, ehk me ei prindi teda päris sees täis, vaid tekib põhja pinna peale niisugune roodustik ja siin need helesinised jooned näitavad siis seda tuge. Sest me teame siis, kui kannelt ülesse poole liigutada, siis ühel hetkel tuleb siia kandle niisugune kannaeendus ja siin eespoolt siis virblite koht, et ta ei saa lihtsalt õhku printida, vaid ta peab millelegi toetuma, et siis need on need toed, mille peale ta siis hakkab toetuma. Ja kui me siit vaatame, siis siia sein ei ole ka täitsa sees täis, vaid siia ta teeb samamoodi niisugust abistruktuuri sisse. Nii, ja kui me ülesse läheme, siis me näeme, et kuidas ta teeb seda struktuuri ja siis lõpuks tuleb kõigepealt üks põhi ja siis teine kaas peale ja siis lõpuks siis virblid ja muud kaaned. Nii, paneme ta siis normaalsesse vaatesse tagasi. Nüüd, kui me tahame teda printima, siis vajutame save, paneme kannel, salvesta, mul on ta juba küll olemas, jah, asendal. Ja nüüd ongi ta valmis printimiseks. Selle faili kopeerime siis SD-kaardi peale, mille asetame printerisse, printerist valime selle faili ja vajutame printi ja printimine hakkabki toimima. Üldjuhul vaiksätetega tuleb ta kõige niisugusem kiiremini ja ilusam tulemus. Kui muidugi tahate kasutada mingeid teisi materjale, siis tuleb ka seadistada
seda töötlust natukene ümber. Noh, selleks siis vajutame ekspert ja täissettingute peale. Ta ütleb, et kas sa oled ikkagi kindel, et sa tead, mida sa teed. Noh, siin me siis saame valida, et milline on siis paksus. Iga kihi paksus meil on 0,1 vaikimisi. Ja siin annab ta ka soovitusi, et milline võiks siis maksimaalne ja milline kõige õhem olla. Noh, siis põhjakihi paksus ja siis see, kui palju meil ta täidetud on. Meil on ta 20% täidetud. Noh, kui panna ta näiteks, et ta on 100% täidetud, 100% paneme siia. Noh, siis me näeme, ta arvutab kohe siin aja ümber, et 10 tunnist tuleb hoopis midagi muud. Mõni hetk ja siis on näha, et 21 tundi, et siis need kõik küljed ja põhjad on siis lõpuni paksult täis. Aga noh, kuna temaga plastikus kandega nagunii mängida ei saa, siis las ta siis olla meil ikkagi 20%. Printimiskiirus, printimise siis peatemperatuur ja siis selle alusplaadi temperatuur, et need siis sõltuvad vastavalt materjalist, et kui meil on teistsugust materjali, siis näiteks ABS-il on see printimis- ja põhjatemperatuur, töölaua temperatuur oluliselt kõrgem. Töölaud peab olema koomatatud selle jaoks, et see plastik sinna paremini nakkuks. Ja siis millist kuju sa siis seda toestust tahad saada. Ja siis loomulikult ära määratletud, kui kasutada selle tarkvaraga mõnda teist printerit, et siis et filament võib ka olla natukese jämedam. Tavaliselt on ta siis kas 3 või 1,75. Noh, lisaks siis printeril, kui meil on peaots, kus plastik läbi surutatakse natukese teise läbimõõduga, siis siin saab seda suurust muuta, juhul kui seda vahetatakse. Ja siin erinevad kiirused, need sõltuvad siis vastavalt siis materjalist, et neid siis tuleb muuta, kui kasutad mittestandardset materjali. Noh, kas see on siis mingi puidu või metallilisandiga või kummi või midagi niukast. Et iseenesest saab, noh, kummi puhul mina olen isiklikult katsetanud, et siis printimisaeg peaaegu 10-kordistub. Et siis läheks paar öödpäeva, kui tahta teha see sammune kannel täies mahus kummis, siis saame siin 2-3 ööpäevaga, juhul kui elekter ei kõigu. Noh, siin saad mõningad luginad panna ja siis milline näeb siis selle G-koodi algus ja siis ka lõpp välja. Vot. Aga tavaliselt enamustele piisab sellest, kui meil on lastega mugav teha, kui meil on tavalised sätted ja need toimivad 99% nagu hästi. On mõningaid kordadel, kus peab neid natukene muutma. Nii. Aga ega nüüd pole muud midagi, kui siis